kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste. Kui kõne kõnetab. Kõnetused. Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, kus kõnetatav on peapiiskop Urmas Viilma ja kõnelejate hulgas ja kõnetaja on piiskop Antti Toplan. Oleme täna saadet salvestamas taas kord siinkõneleja Kuressaare stuudios ja peapiiskop enda kodustuudios. Tere tulemast saatesse. Tervist ka minu poolt. Me oleme nii nagu meie saate produtsent ja salvestaja Paulus Pihlak on öelnud, alati alustamas saadet ilmateatega. Ja kui vaadata õue, siis on lisaks valgusele toas ka palju valgust õues ja lumi on ära sulanud katustelt, hoovidelt, seda on osaliselt Lääne-Eestis, kuuldavasti jõed on juba peaaegu jäävabad, ainult meri on kohati madalates lahtedes veel jääs. Põldlaukased ja kiivitajad on tagasi ja tihased on eriti häälekad akna taga ja lisaks linnumajadele leiavad toidupoolist nüüd ka juba mujalt. Ja talve üle elanud kitsed ei käi enam elupuid söömas kruntidel, kus ei ole piiratud kõrge taraga. Ju siis on ka ellujäämiseks söömispoolist metsal juba piisavalt. Esmaspäeval 9. märtsil toimus Nigulist muuseumis õhtul märtsi pommitamise aastapäeva ohvrite mälestusele pühendatud kontsertpalvus. Selle järel süüdati Harju tänaval mälestusküünlad ja samal ajal, kui toimus ajalooline pommitamine, helisesid Tallinna kirikute kellad, meenutamaks seda õhtut ja ööd, mil Punavägi Tallinna pommitas. Selle mälestusväärse kurvasündmuse aastapäeval on valminud ka, võiks öelda, tehisaruga suuresti vanadel fotodel põhinev film märtsi pommitamisest. Ega peapiiskop ei ole seda jõudnud veel vaadata? Jõudsin vaadata ja see on minu meelest päris hästi ülevaatlik sellest, mis toimus ja ka Mart Sanderi, kes selle filmi autor on, tema oma peale kõneldavad faktidega läbi põimitud mõtted on see väga hea. Ma vaatasin teda, see kestab 18 minutit ja mõtlesin, et see on suurepärane materjal, õppematerjalina kuskil ajalootunnis näiteks, et väga, väga hea. Mis puudutab seda, et film on tehtud tehisaruga, seda rõhutatakse igal pool. Tegelikult, kui me mõtleme kõikidele suurematele filmidele, sellistele pompöössetele, alates Tähesõdadest ja lõpetades mis iganes Harry Potterite ja muude asjadega, eks need on ju ka kõik tehtud väga paljuski arvutigraafikaga. Lihtsalt täna on see, et kui varem pidi seda tegema inimene ise ja see võttis väga palju aega, siis nüüd teeb seda tehisaru, aga põhimõtteliselt on tegemist ju samasuguse visuaalse tehismaailma loomisega, et ma arvan, et ühel momendil see tehisaru kasutamine ei ole enam nii oluline, mida nimetada, sest ta saabki lihtsalt meie tavapärase elu osa. Jah, jäin sinu sõnade peale mõtlema, et sõdasid ja pommitamisi on ju maailmas kahjuks olnud pärast seda sündmust ja ka enne seda palju. Tänaseks on Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide rünnakud Iraani ajatollade režiimi vastu kestnud 12 päeva. Ajaleht Washington Post kirjutas, et Ameerika riikliku luurenõukogu salajase raporti kohaselt ei suudaks isegi Ameerika Ühendriikide käivitatud suuremahuline rünnak tõenäoliselt kukutada Iraani kindlalt juurdunud sõjaväelist ja vaimulikku võimuaparaati. Möödunud nädalavahetuse jooksul mitu erilendu, mis tõid Lähis-Ida konfliktipiirkondadesse lõksu jäänud eestlased turvaliselt koju. Iraani ja Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli konflikti tõttu on laevaliiklus Hormuzi väinas sisuliselt seiskunud. See on kärpinud Lähis-Ida naftatoodangut ja kergitanud kütuste hindu.
inimeste ärevus on 4. aastat kestnud Ukraina sõja tõttu niigi kasvanud. Kuidas sellises ärevas maailmas oma vaimse tervise eest hoolt kanda? Jah, asjad on nii kiiresti toimumas, et hakkasin meenutama, mida ma olen nendel teemadel kõnelenud, mis puudutab just Ukraina sõja aastapäeva ka 24. veebruaril. Et meil on ju 2 saate vahele jäänud ka iseseisvuspäeva tähistamine ja kõik seal peetud kõned ja hakkasin ka mõtlema, et tõepoolest sellest on ju möödas ainult pool kuud, kui kuulasime ka presidendi kõnet või seisin ise kaitseministri kõrval pärgade panekul 24. veebruari hommikul ja igas kõnes tuli välja see, et maailm on ärev ja Ukraina sõja eskaleerumise algusest on möödas siis 4 aastat ja kõigest mõned päevad hiljem siis algas sõda siis Iraanis ja loomulikult oli see ju näha, me kõik, kes me ka ise oma vaatlemistööga teeme, võime ju meenutada uudiseid, mis jõudsid ka meie Eesti uudistekünniste latist üle, et Ameerika kutsus oma kodanikke Iraanist lahkuma, evakueeris ära kõik oma saatkonna töötajad. See oli ju selge sõnum selleks, et kohe läheb rünnakuks ja president Trump ju ei varjanud seda sugugi, rääkimata siis Iisraeli ja Iraani vahelisest pingelisest seisust konstantselt. Aga see, et need pommid hakkasid lendama Iraani suunalt või raketid siis sisuliselt Pärsia lahe ümber olevatesse kõikidesse riikidesse, kaasa arvatud Dubaisse, kus ma ise aastavahetusel olin ja kui vaatasin neid kaadreid, siis nii mõnigi kaader oli päris samast kohast, kus ma ise koos oma abikaasaga viibisin kõigest paar kuud tagasi. Ja eks ta ärevust tekitab. Samas on ta tekitanud teatud mõttes sellise, kuidas ma ütlen, sõna harjumine kõlab väga harvasti siin. Aga kui me saadet alustasime Tallinna pommitamise teemaga 1944, siis minu isa oli 2-aastane ja mäletan vanaema jutustusi, nad elasid Tallinnas, kuidas nad pidid siis Tallinnast evakueeruma või tegelikult lahkuma Tallinnas, sest nende elumaja oli samamoodi pommitamise käigus põlema läinud ja nad kolisid siis vanaema vanaisa juurde, minu vanaema siis oma ema ja isa juurde Sauele ja mäletan neid jutustusi sellest, kuidas vanaema rääkis, et kui ta siis keldrist välja läks ja poolpõlevas majas leidis siis ikkagi nagu oma korteri jäänused kuskilt üles ja siis ta jutustas seda, kuidas riidekapis kõik kokku volditud pesu ja voodilinad olid lihtsalt nagu tuhastunud, aga nad olid endiselt seal rivis. Ja tulles selle väite juurde, et me natuke nagu harjume, võib-olla see ei olegi õige väljend, me kohaneme, inimene kohaneb oludega ja küsimus on, et kas seda kohanemist võetakse paratamatu allaandmise võtmes või seda võetakse, et ma kohanen seniks, kuni tekib võimalus olukorda muuta. Ja kui me mõtleme meie oma ajaloo peale, siis eestlased teatud mõttes kohanesid okupatsiooniga. Aga niipea, kui tekkisid võimalused, niipea, kui Gorbatšov alustas perestroika ja uuendamise ja nii-öelda tõerääkimise tegi vabaks, niipea muutusid asjaolud kohe, ehk siis inimesed võtsid võimaluse hakata iseseisvusest kõnelema. Ja ma arvan, et praegu, kuidas säilitada vaimset tervist ja rahu, on see, et me peame jätkama oma elu, oma igapäevaseid toiminguid ja see on üks kriisikestvuse põhilisi argumente, ehk siis me peame tegema seda, mida me peame tegema seda ja see on üks kriisikindluse põhilisi argumente või soovitusi. Kõik peaksid tegema ja jätkama seda, mida nad tegelikult kogu aeg on teinud, sest omamoodi selline rutiinne turvalisus annab ka kindluse toimetulekuks ja üleelamiseks, kõikide nende raskete aegade üleelamiseks ja sellise kaine mõistuse säilitamiseks.
asjakohane siin või korrektne oleks ju lisada, et kristlastena me palvetame ju pidevalt ja võtame palvesse ka need küsimused, mis päevakajalistena meie ette tõusevad. Ma usun, et meie kogudustes väga paljudes kohtades on palvetatud viimastel päevadel ja ka kirikuteenistustel mitte ainult enam Ukraina pärast või Gazas tekkinud olukorra pärast ja Pühal Maal, vaid nüüd on lisandunud sinna ka Pärsia lahe ümbrus ja Lähis-Ida tervikuna. Küllap teraapia koerad ja kassid aitavad ka pingeid maandada, see on lausa soovitatav, muidu me ka ei näeks nii palju lemmikloomade pidajaid ja nad on koha leidnud ka laste haiglates ja vanade kodudes. Aga Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burhard ühines Anglikaani maailma metodismi nõukogu ja maailma reformeeritud kirikute kogukonna juhtidega, kutsudes üles rahule ning kinnitades pühendumust dialoogile ja diplomaatiale. Ühisavalduses tuuakse välja, et maailm on lähenemas ohtlikule pöördepunktile ajale, mil vägivallast saab norm ning rahvaste ja kogukondade surm ja kannatused oleks nagu heaks kiidetud. Ja avalduses kutsutakse üles panustama rahule, mitte sõjale ning toetuma humanitaarabi, kannatanud kogukondade kaitset ja kodanikuühiskonna rahuehitustööd. Ja tsiteerin, rahu, mida maailm igatseb, ei ole ainult sõdade puudumine ega ka selline, mida jõustatakse sunni ja domineerimisega. Rahu ei ole müüdav, rõhutatakse avalduses. See on rahu, mis hõlmab õiglust ja mis muudab meie kollektiivset kultuuri. Rahu on õigluse, väärikuse ja õitsengu kohalolu kõigi jumalalaste jaoks. Sinu poolt mainitud vabariigi aastapäeval peetud kõnedes ka toodi murega esile teatud maailma korra muutust ja seda, et me ei peaks ehk selliste arengutega kaasa minema, kuigi mõnikord on jõud, mis on meist suuremad. Jah, see on päris huvitav, kuidas me reageerime või millised on meie sõnumid olukorras, kus probleemi lahendusena pidulikult teatatakse, et vaenlane on hävitatud. See kõlab isegi natukene liiga anonüümselt, aga kui teatatakse võidukalt seda, et ühe riigi liider on tapetud. Ja see avaldus, millele sa nüüd oma küsimuse alguses viitasid, mis siis anglikaanid, metodistid, luterlased ja need nii-öelda maailmaliidud omavahel konsulteerides alla kirjutasid, tegelikult ju viitab üsna pehmelt sellele, et kas me nagu saamegi leppida sellega, et kõige lihtsam lahendus probleemide lahendamisel, konfliktide lahendamisel ja maandamisel on tapmine. Me olime koos sinuga nädalapäevad tagasi Soomes, olid Luteri kirikute, Eesti ja Soome Luteri kirikute kirikuvalitsuste kohtumised. Ja ma mäletan, Soome peapiiskop Tapio Looma pidas meile avapalve seal kirikuvalitsuse või kirikumaja kabelis ja tema mõtted tol momendil teirelsid ka selle sama teema ümber. Mõte oli see, et kõige lihtsam lahendus võib olla jõud, aga kas meie kristlastena peame minema alati kõige lihtsama lahenduse teed ja teatud mõttes me ju oleme omal kombel heaks kiitnud selle, mis praegu näiteks Iraanis toimub ja me ei ole nagu väljendanud seda mõtet, et loomulikult on tegemist sellise režiimiga pealegi teokraatliku ühiskonnaga, kus on tegemist äärmusliku islamiga ja kõikide erinevate inimeste õigused on maha surutud, palju rohkem räägitud naistest, kelle õigused on maha surutud. Aga see, et me lahendame küsimusi lihtsalt tapmisega ja siis ütleme, et see on justkui nagu ennetav löök ja enesekaitse. Kas me siin ei peaks olema oma kommentaarides siis täpsemad, et me saame aru, miks seda tehakse, aga lõppkokkuvõttes me ei saa siiski öelda, et see on viis, kuidas peaks probleeme lahendama, sest tinglikult selline asi, mis toimub riikide vahel, on väiksemasse maastaapi tuues ju sarnane kas või koduvägivallaga, kus üks lõpuks teist jõuga maha surub ja selle me mõistame kõik hukka. Me kõik ütleme, et see ei ole võimalik, et nii peaks asju tegema ja just
praegu, kus teemad on kuumad ka meie meedias, näiteks perekond Sildarudega seoses, siis kõik ruttavad hukka mõistma seda, kuidas jõuga ei tohiks peresiseselt asju ajada. Ja samal ajal globaalsel tasandil me muud ei teegi, kui tunnistame seda, kuidas uudiste saates võiduna saab teatada seda, et ühe teise riigi juht on tapetud. Ma ei tea, mul on küll moraalselt väga keerulised tunded sellega seoses. No sarkastilisemad kommentaatorid on tõdenud, et Ameerika Ühendriikide president on olnud sunnitud seda alustama selleks, et ta võiks seda lõpetada, et saaks järjekordse rahukuulutusega välja tulla, aga tõsi on see, et kaasaegsed sõjad on ka küsimus teatud dilemmas, näiteks on oma reljeefset arvamust palju lihtsam kirjutada sotsiaalmeedias või e-posti teel, kui seda öelda teisele inimesele silm silma vastu seistes. Me mõlemad oleme osalenud kõrgematel riigikaitsekursustel, kus on üks kohustuslik film vaja vaadata, mis räägib droonioperaatoritest. Ja seal on küsimus, kuidas hävitada terrorist, kui seal maja juures on lapsed või kõrvalised isikud. Eesti Televisioon näitas esmaspäeva õhtul ka ühte, kas on Inglismaa või Ameerika Ühendriikides, tõenäoliselt Inglismaal valminud dokumentaalfilmi Iraanist just nimelt suvise Ameerika Ühendriikide Iisraeli rünnaku järgsest perioodist ja kus ka kirjeldati neid tuumateadlaste vastu suunatud pommirünnakuid. Need ei olnud nii väga täpsed, tõsi. Maja, kus teadlased elasid ja mis siis nagu täppislöögi said, seal elas kümneid pereliikmeid ja ka sugulasi, kes kõik surma said nendes sündmustes. Et kas siis tänapäeval on nii-öelda arvuti ees seistes droonioperaatoritel selliseid arvutimängule sarnaseid liigutusi kergem teha, kui silm silma vastu lahinguväljal seistes, kus tavalised tsiviilohvrid meie ees ei seisa? Eks need moraalsed küsimused on. Lihtne vastus oleks öelda, et jah, et kui enam ei ole vahet, kas mängida arvutimängu ja visuaalselt tänapäeval juba AI-ga loodud tegelasi, siis tappa ükskõik drooni või millega iganes, et kui nüüd vahetub see päris elus täpselt samasuguse situatsiooni vastu, siis võib-olla on tõesti lihtsam seda teha. Aga see nimetatud film sealsamas kõrgematel riigikaitsekursustel tegelikult väga ilmekalt näitas ka seda, millises olukorras on erinevate riikide või liitlaste juhid, kui on kokku lepitud, et üksteisega kooskõlastatakse sellised löögid ja sellised käitumised, kuidas siis ühe või teise riigi peaminister või president peab otsustama, kas see löök anda, teades juba, et selle löögi tagajärjel on süütute tsiviilohvrite arv päris suur või on võimalik satelliidi videos näha isegi selle konkreetse, seal oli üks tütarlaps, kes parasjagu müüs leiba seal tänaval, see kaasus. Et eks see on ühel momendil juhtide vastutuse küsimus ja kui üks riigijuht, kes ei suuda sõjas teha selliseid otsuseid, on ametis, siis me täna ütleme, et võib-olla oleks parem, et siis sellist juhti ei oleks, sest paraku me teame, et juhid peavad tegema, ka tavalised firmajuhid, kes koondavad inimesi, peavad tegema otsuseid inimeste saatuse üle. Enamasti ei ole need elu ja surma küsimused, aga see on juhtide vastutus ja ütleb lõpuks Paulus, et ega siis juhid ilma asjata mõõka ei kanna või valitsejad, et küllap on see ka selleks, et seda vajadusel kasutada. Aga need on südametunnistuse ja inimese ja Jumala ja ka see viib selle küsimuse juurde, et kas on olemas õiglast sõda. Me kõik teame, milline on ebaõiglane sõda, me kõik kujutame ette, et kui Eestit vallutatakse, siis tuleb võidelda ja see on väga õige.
aga mitte hiljuti alles oli Saksamaal tõrge otsuste tegemisel küsimuses, et kas anda ukrainlane luba soetada või lausa müüa sellist sõjatehnikat, mis ulatab tulistama sihtmärke vaenlase territooriumil ehk Venemaa territooriumil. Et niipea, kui asutakse vastu rünnakule ja sisenetakse teisele territooriumile, tekib küsimus, kas see on nüüd veel kaitsesõda või see on vallutussõda. Et kui Vabadussõjas Eesti väed oleks Riia vabastamise järel jätnud Riia enda kätte, siis oleks olnud tegemist vallutamissõjaga. Et eks need dilemmad alati selles sõjas on ja jumal tänatud, et meie ise ei pea nendes olukordades olema, aga sellest kirjutatakse ja on kirjutatud raamatuid ja tehakse doktoritöid. Ma usun ka see, mis toimub praegu Iraanis või see, mis toimub Ukrainas juba aastaid või rääkimata siis Iisraeli rünnakust Gazas, mida on samamoodi ikkagi rahvusvaheline kogukond siin-seal nimetanud ka genotsiidiks ja tsiviilelanikkonna valimatuks tapmiseks ja sõjakuriteoks, et kes on see hindaja ja kohtumõistja. Ilmselt meil on liiga vähe selleks fakte, et seda väga selgelt ja mustvalgelt väljendada. Riigijuhtide dilemmade juurde tuleme peatselt tagasi, aga siin saate esimese poole lõpus viitan veel korra meie Rahvusringhäälingu televisiooni esmaspäeva õhtuse Välisilma saate lõpuminutitele, kus saatejuhi poolt oli kasutatud kahte väliselt sarnast nähtust, mida omavahel võrreldi. Nimelt ei kujutavad eestlased ette saatejuhi sõnul, et keegi võiks oma usu pärast minna lõpuni ehk sõdida viimse veretilgani, nagu seda on lubanud Iraani rahvuskaart või islamistid. Minu jaoks retoorilise võttega näitas ETV Valge Maja ovaalkabinetti Ameerika Ühendriikide presidendi ümber kogunenud evangeelsete koguduste pastoreid, kes palvetasid oma presidendi ja maa pärast. Saatejuht küsis, et kas nendel kahel usulisel fanatismil on üldse mingit vahet. Ma ei tea, kas sa juhtusid seda nägema? Ma ei näinud seda saate lõiku, aga ma olen näinud videot sellest, kuidas Ameerika evangelikaalsete kirikute juhid palvetavad Trumpi pärast ovaalkabinetis ja tõepoolest siin tuleb nimetada, et seal olid siis just nimelt evangelikaalsed, ehk siis võib-olla meie kontekstis me võiksime rääkida sellistest vabakoguduslikest liikumistest. Seal minu andmetel ei olnud ühegi suurema luteri kiriku ega rääkimata katoliku või õigeusu kiriku esindajatest, vist mitte episkopaalkiriku esindajaid või ehk siis teatud mõttes anglikaane. Aga see, kas eestlased on valmis oma usu pärast surema, seda mina muidugi arvan, et on küll. Lihtsalt eestlaste usk on teatud mõttes meie rahvuslus või me oleme valmis surema oma maa ja kultuuri ja riigi ja säilimise ja iseseisvuse nimel. Ma vahel olen toonud ju võrdluse, et kui rahvaloendusel oleks olnud erinevate usuliste liikumiste ja kirikute loendis rida küsimusele, et milline nendest uskudest on sulle kõige südamelähedasem, kui seal oleks olnud selline eestlus või eestlane, et ma olen eestlane, siis oleks eestlased valinud selle, sest eestlaste teatud mõttes rahvuslik mõtlemine alates juba siis 19. sajandist on väga palju sarnane religioossusega ja me oleme sellest varemgi rääkinud, see peegeldub kõige paremini võib-olla laulupidude traditsioonis. Ehk siis ma arvan, et me oleme valmis küll, aga see, et Rahvusringhääling, ma arvan, et selle konkreetse saatejuhi enda teatud mõttes usualasest harimatusest lähtuvalt võrdles neid asju nagu niimoodi. Jäägu see siis selle saatejuhi või toimetaja või kes iganes selles koostas südametunnistusele. Ma võin ka siin ju välja öelda, et Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid on valitsuse hoones Stenbocki majas palvetanud Eesti Vabariigi peaministriga koos ja peaministri pärast täpselt samamoodi. Jah, sellest ei tehtud eraldi videoklippi ja seda ei kuvatud välja, aga Eesti kirikute juhid palvetavad ja kirikutes üldse palvetatakse meie riigi ja presidendi ja juhtide pärast kogu aeg. Kui seda nimetada usuliseks fanatismiks, siis ma lihtsalt ütlengi, et tegemist on
on teadmatusega, harimatusega selles valdkonnas, et mitte öelda, et lihtsalt ennatliku ja ilma suurema analüüsita tehtud järeldustega. Aga see on niisugune kunstiline. Ma seda liiga tõsiselt ei võtaks, aga ma võin siin kinnitada, et me kogu aeg palvetame Eesti Vabariigi presidendi, valitsuse, Riigikogu ja meie, võiks siis öelda, jõustruktuuride eest ja pärast kogu aeg ja pidevalt. Jah, ja siin võib siis öelda ka meie Kaitseväe juhataja kõnes mainitud lausele nagu natukene mitte vastu, aga et palvel on siiski suur jõud ja ei maksa ka seda kaitsekomponenti alahinnata. Ma Kaitseväe juhatajaga rääkisin sellest ja ma kuulasin tähelepanelikult tema kõne paraadil. Ma ei suuda seda nüüd täpselt tsiteerida, aga ta ütles umbes niimoodi, et mitte ainult palve. Ehk siis ta siiski jättis sinna reservatsiooni ja ma muidugi selle eest teda tunnustasin hiljem vastuvõtul kohtudes ja ma ütlesin, et kui ta oleks olnud kategooriline ja öelnud, et palve ei aita, siis ma oleksin olnud väga kriitiline, aga kuna ta ütles, et ainult palve ei aita, siis ma arvan, et see on suhteliselt hästi tasakaalustatud, sest see on ka meie elus, mida me ju teeme. Ehk siis me ei saa loota ainult Jumala abile, me peame ka ise käed külge panema, kaasa arvatud oma riigi kaitsmisel. Te kuulate, vaatate saadet Kõnetused, tänases saates peapiiskop Urmas Viilmaaga kõneleme ärevatest sündmustest maailmas, aga tuleme korraks tagasi aastapäeva juurde, mis on Eesti Vabariigis tähistatud 24. veebruaril ja järjekorras 108. aastapäev, tõsi küll, pool sajandit sellest elasime okupatsiooni tingimustes. Oma jutluses Tallinna Toomkirikus viitasid sa muuhulgas valitsejate vastutusele, millest oli juttu saate esimeses pooles, kes seisavad mingil hetkel raskete valikute ees. Oled öelnud, võime mängida mõttega, et kehastume kuningas Saalomoniks, kellel Jumal ütleb, palu, mida ma sulle peaksin andma. Saalomon vastas Jumala küsimusele, anna nüüd mulle tarkust, mõistust, minna ja tulla selle rahva eesotsas, sest kes suudaks muidu kohut mõista sellele sinu suurele rahvale. Sinu hea jutlus läheb siinkohal edasi, aga annan sulle võimaluse seda avada. See Saalomoni lugu, mis on kõik, kes on Tallinna Raekojas käinud ju kenasti seal ka Raekoja Kobelään vaipade peal ja ühtlasi ka raesaali tagumises saalis ka suurel seinapannool kujutatud ja kõigile, kellele siis Raekoja tutvustatakse, seda lugu alati jutustatakse. Ja mulle tundus väga sobilik olevat valida just selle kirjakoha seekordse jutluse aluseks ka sellega seoses, et meil on presidendi valimiste aasta, väga suure tõenäosusega praegusele istuvale presidendile, siis Alar Karisele viimane ametis olemise aasta, kuigi asjad on siin ka muutumas, vaatame, aega on veel pool aastat, kuniks meil kandidaadid selged on. Aga just Alar Karis on rääkinud ju targast rahvast. Ta on rääkinud sellest, et tema tahaks, et Eesti rahvas oleks tark ja Eesti õpilased oleks targad ja tema on ka läinud kaasa just nimelt või ise initsieerinud oma eelmise aasta vabariigi aastapäeva kõnes nimetatud sellise tehisintellekti kasutusele võtmise koolides õppematerjalide hulgas, et meie õpilased oleksid piisavalt targad ja arukad kasutamaks tehisintellekti, millest ma ka pisut oma jutluses kõnelesin. Ja mulle tundus, et selles kontekstis, kui president või riigijuht on valinud oma mitmes kõnes selliseks mõtte väljendamise sisuks selle, et ta tahab, et rahvas oleks tark või eesmärk on, et Eesti rahvas oleks tark, siis mulle tundus, et ka meie president, kes siis on praegu või valitakse, peab olema tark ja selles kontekstis ma ka sellele Saalomoni tarkuse palumise loole Jumalalt ka oma jutluse aluses viitasin. Isegi kui tuleb uus president, kui peaks valitama uus president, siis ka tema puhul oleks oluline, et see rahva ette asuv inimene oskaks paluda abi mitte ainult tehisintellektilt või tehisarult,
vaid ma nimetasin oma jutluses, et ta võiks pöörduda või me kõik võiksime pöörduda abi palumiseks ka loovaru ehk Jumala poole. Ja mängisin siis selliste mõtetega seal, ehk siis tarkus. Kui rahvas on tark, siis oleks väga halb, kui riigijuhid ise ei ole seda. Ja sellepärast peaks alustama tarkuse palumist, ükskõik kes see meie juht on, Jumalalt ehk siis loovarult vastandina tehisaru kõrvale. See nüüd oli küll huvitav sõnademäng, aga kui süveneda mõttesse, siis selle sügavus küllap jõuab kuulajateni. Põhjusega, nagu sa ütled, sai suuremat tähelepanu presidendi aastapäeva kõne, mida me selles saates analüüsima ei hakka, seda on tehtud ja ka selles kanalis. Kuid sinu kõnet küll olen kuulnud kiidetavat, seal oli sisu ilmselt rohkem kui tähelepanu sellele, aga endale jäi silma ja seda tõsteti ka välja nendes üksikutes kajastustes paljude kõnede hulgast, mis algas lausega, et rahvas, kes ei usu tulevikku, ei sünnita tulevikku. Ja sa ütled edasi, et rahvas vajab kestmiseks lootust, mis ei sünni ainult majanduskasvust, vaid kindlustundest. Mind on vaja, mind hoitakse, minu laps on oodatud, minu aju, töökäed ja süda on vajalikud, minu riigile, minu vanadus ei ole koorem, millest kergelt ja assisteeritult enneaegselt vabanemiseks on loodud seadusega soovitatud pääsetee. Tsitaadi lõpp, et sa siin selles lõigus ka viitad väga palju kõneldule või probleemile meie rahvastiku vähenemisest ja usaldusest tuleviku suhtes. Ja eks see demograafiline olukord on ju praegu kõigi mure. Küsimus on, et kas seda muret meie otsustajad võtavad ka tõsiselt, ehk siis mida ja kas süsteemselt võetakse ette selleks, et rahvastiku vähenemisega tegeleda, seda mitte ainult sellest rääkida, vaid ka mingeid samme astuda ja loomulikult on siin taustal nüüd siis veel need pingeväljad meie erakondade, opositsiooni, koalitsiooni erakondade vahel, kes siis vaidlevad selle üle ja lubavad erinevaid asju valijatele, kuidas toetada peresid, kas selleks peab rohkem raha andma või looma tingimusi või looma maale töökohti, looma ettevõtluskeskkond vajalik ja nii edasi. Eks erinevatel erakondadel ongi siin erinevad viisid, aga see on see koht, kus minu meelest peaks päris selgelt toimuma üle poliitiliste peade üks kokkulepe, olgu see siis rahvuslik kokkulepe, võib-olla oleks vaja üldse sellist ekspertide nõukoda jälle, kes lahus poliitikutest pakuks välja mingisugused võimalikud stsenaariumid või arenemisteed, kuidas meie demograafiline olukord pöörata pikas perspektiivis jälle positiivseks. Minul oma 10-minutilise kõne sees vabariigi aastapäeval ongi võimalus põimida sisuliselt igasse lausesse nii tihedalt neid pärleid, et kui keegi peaks kunagi tahtma analüüsida neid, siis leitakse sealt ühest lausest mitu mõtet. Selles sinu tsiteeritud lauses oli ka tegelikult võib-olla väga keeruliselt, aga ära sõnastatud ka see, et olukorras, kus meil lapsi ei sünni piisavalt, kus pered on väikesed ja perede ebakindlus on väga suur, ei peaks tingimata tegelema küsimusega, kuidas seaduslikult luua eeldused assisteeritud enesetapuks või eutanaasiaks. Ma ütlesin seda välja küll üsna läbi lillede, aga ma väljendasin selle siiski ära, et siin on kuskil on nagu käärid, et olukorras, kus koalitsioonierakonnad või vähemalt mõned neist on aktualiseerinud assisteeritud enesetapu või eutanaasia küsimuse ja tahaksid justkui selle teemaga edasi liikuda, siis ma ütlen, et enne kui selle küsimusega üleüldse kuhugi liikuma peaks hakkama, peaks rääkima ikkagi sellest, kuidas luua selline keskkond ja ühiskond, kuhu soovitakse lapsi sünnitada, kuhu tahetakse pere luua ja et see oleks turvaline ja mitte ainult julgeoleku mõttes, vaid et see oleks turvaline ka majanduslikus mõttes. Ma arvan, et siin on päris palju meie poliitilistel erakondadel teha.
ja kirik peab siin oma teatud toe andma, lisaks palvele ka valmis olema kaasa mõtlema ja aitama siis neid lahendusi välja töötada, kui keegi taipab meid muidugi kaasata. Ja kui ei taipa, eks me saamegi siis kasutada neid olukordi, nagu näiteks vabariigi aastapäeva jutlus, kus sa saad vähemalt midagi välja öelda. Ühiskonda kõnetavad väga erinevad probleemid. Kui ma jalutasin eelmisel reedel Kaarli kiriku suunas Toompeale, tuli mulle vastu mäest alla minu arvates kummaliselt kostümeeritud tegelane, keda ma arvasin esialgu kujutatavat mingit pliiatsit, raketti või toru. Kuna sellel olid jalad all, siis sain aru, et seal sees on inimene, kelle kõrval liigub kaameramees ja nad on just tulnud salvestuselt. Selle nii-öelda tegelase peast paistsid väljuvat tuleleegid, muidugi mitte päris tuli. Mõtlesin, et tegemist on taaskord mingi happeningi või aktsiooniga, alles siis, kui möödunud nädalavahetusel nägin teles lavastaja ja kunstnik Ene-Liis Semperi poolt Unibet Arenal korraldatud ja ligi 6000 osalejaga täismüüdud kontsertetendust, kus oled sina. Sain aru, et see tegelane, kes mulle Toompeal vastu tuli ja Riigikogus inimesi usutles, oli Pellet. Ehk kogu ettevõtmine oli korraldatud Eesti koduste ja metsa kaitseks, mida metsaettevõtjad kasumi nimel küttekraanuliteks ehk pelletiteks muudavad ja nii kiiresti Eesti loodusvara kahandavad ja elukeskkonda halvendavad. Selline võiks olla kõige lühemalt kokku võetud selle kultuurisündmuse sisu, mis kogus laupäeva õhtul siis tuhandeid uudistajaid, kes olid siis selleks ka pileti soetanud ja seal olid ka paljud kultuuritegelased, poliitikud. Minu küsimus, kas meie maal raiutakse tõesti liiga palju metsa ja meie looduse tasakaal on seetõttu ohus ja see küllap mõjutab ka siis meie vaimset tervist. Muide, seal 6000 inimesse hulgas oli märkimisväärne osa teismelisi. Selle eest oli ka hoolitsetud selles mõttes, et seal olid ka neile sobivad esinejad muusikutena. Ütleme nii, et ega me ei saa sellise happeningi või etenduse juures ju kellelegi midagi otseselt ette heita. Igalühel ongi loomevabadus. Küsimus on nüüd selles, et ette ei teatud, kuhu kutsutakse. Et kui ma nüüd mõtlen näiteks meie Lootusaeg festivali või Desee kogunemise peale, kui me oleks lihtsalt nagu tuntud Eesti rockmuusikutega toonud kohale inimesed siis näiteks Lasnamäele sinna jäähalli ja siis hakanud evangeeliumi kuulutama. Et kas see oleks olnud korrektne või kuidas avalikkus oleks seda tol momendil vaadanud. Et praegu me keegi ju ei teadnud, millega tegemist on. Ja toodi kohale suur hulk, just nimelt nende esinejate abil, suur hulk teismelisi, teatud mõttes siis nende maailmavaadet mõjutada. Ehk siis meetod on minu jaoks natukene küsimärgi all. Kas nüüd see toimus õilsa eesmärgi nimel? Kas meie loodus vajab kaitsmist, hoidmist? Jah, võiks öelda jah, vajab. Kas nii mustvalge stsenaarium peab olema see, mis meie silme ette luuakse? Seda ma siis nimetan juba nagu kunstiks või seda, kuidas seda kunsti väljendatakse. Ehk siis etenduskunst, performance'id, happeningid on kõik olnud väga reliefsed ja nende ülesanne ongi ärritada, ärgitada. Aga seal on terve rida küsimusi, ehk siis natukene süütundele apelleerimine. Minu ema küttis aastaid oma maja pelletiga, kuni eelmisel aastal sai see kütteviis ümber vahetatud siis õhk-vesi soojuspumba vastu. Aga panna nüüd kõik inimesed süüd tundma sellepärast, et nad tahavad pelletiga kütta, on nüüd üks küsimus. Teine asi, et me võtame ühe ettevõtlusliigi, milleks on siis näiteks metsamajandus või pelletite tootmine ja me tegelikult tegeleme selle konkreetse ohvri, kelle me oleme välja valinud kiusamisega 6000 inimese eest ja sellele lisaks veel tele-eeter, sest seda kanti praktiliselt otse üle ju Kanal 2, kus mina ise sain jälgida seda, mis seal toimus. Siis ma küsin ka, et kas see on nüüd moraalselt õige, et kui peaks olema ebaeetiline toota pelleteid, kui peaks olema ebaeetiline, moraalselt vastuvõetamatu
kütta pelletitega ahju, siis ma arvan, et tuleks kasutada demokraatlikus ühiskonnas selleks dialoogi poliitikutega, mõjutada neid tegema otsuseid, mis ei hävitaks inimesi, nende moraalset palet ja meie loodust. Ehk siis, kui ma vaatan seda etendusena, siis minu meelest see etendusena saavutas selle, mida sooviti. Ehk siis ta on tähelepanu keskmes ja olen lugenud ka arvustusi. Maalehe arvustus oli pihuks ja põrmuks tegev, kui täna lugesin Postimehes Priit Hõbemäge ja tema arvustust, siis see oli teistpidi kiitev ja tunnustav. Ja selline see ühiskond on, kus sõna on vaba. Aga kui ma jällegi teisaldaks selle mingisugusesse konteksti, et me võtame näiteks ühes külas ühe ettevõtte, kes toodab pelleteid ja hakkaksime tema värava taga siis meeleavaldusi korraldama, pluss tekitame süütunde kõigis nendes, kes pelletitega kütavad, tegemata sealjuures ka kindlaks seda, kuidas ja millisest materjalist pelleteid toodetakse. Kas me tegelikult ei vali välja kedagi või ühte valdkonda ja ei asu nii-öelda koolikiusama. Aga need on minu ja sellise, kuidas ma ütlen, diletandi arvamus siinjuures. Väga vastakaid tundeid tekitanud ettevõtmine ja ükskõik, kui ma vaatan erinevate nurkade alt, ma võin jõuda erineva järelduseni. Ta saavutas selle eesmärgi tõenäoliselt, mida etenduse läbiviijad soovisid. Aga teisest küljest on seal ka minu meelest päris palju selliseid moraalseid küsimusi. Ehk siis kui me evangeeliumi kuulutaksime sellise meetodiga, siis ma arvan, et keegi meid ei mõistaks. Lugesin äsja Õhtulehes ilmunud artiklit Olev Remsult, kes taas naasis teema juurde, et miks president käib kirikus, miks president käib Luteri kirikus, et meil on ju ka teisi, meil on ju juudid ja maausulised ja vanausulised ja baptistid ja adventistid, et miks president ei käi mujal ja üleüldse miks peaks sellist asja tänapäeval jällegi uskuma ja üleüldse on usk hästi ebaloogiline, et kujutate ette, et Jumal ise sündis pojana ja siis tappis ennast ära või lasi ennast ära tappa. Et see on ju täiesti ebaloogiline. Ongi ebaloogiline. Ja siis ta ütleb, et ta tahaks sellest rohkem kuulda, et raadiojutlustest sellest räägitakse ja samas ütleb, et kirikud on tühjad ja keegi kirikus ei käi ja seal pole ju mõtet käia, et jõulude ajal käivad seal inimesed, kes ainult moe pärast ja traditsiooni pärast seda teevad. Ma arvan, et tal oleks aeg kirikusse tulla ja hakata jutluseid kuulama, et distantsilt teha järeldusi ja siis need Õhtulehes avaldada. See ongi vaba ühiskond, aga sellises ühiskonnas me oleme. Et sellisele inimesele võib-olla oleks väga hea teha üks evangeliseerimise üritus koos rock- ja räpp-bändidega ja siis talle evangeeliumi kuulutada, et võib-olla ta tunneks siis ennast väga hästi, nii nagu need inimesed, kes käisid seal Unibet Arena üritusel või vaatasid seda televiisorist. Aitäh, et sa selle hiljuti ilmunud artikliga ära markeerisid, kuna kõik ei saa ju kõiki ajalehti ka lugeda, need on maksumüüri taga, et oli selline hea, aga küllap sellist sekulaarset arvamust kajastav ülevaade ühe kirjaniku arvamusest. Aga teine kirjandusloolane, kolumnist Maarja Vaino kirjutas hiljuti ajalehes Postimees ja sellest on nüüd juba mitu päeva tagasi. Sellel nädalal seisab ees emakeelepäev, millega lõpeb ka eelmisel aastal meie raamatuaasta. Ja Maarja Vaino ütleb, et ajal, mil viimatise lugemisuuringu andmetel juba 67% noortest loeb inglise keeles ning suurema osa infost ammutatakse ka täiskasvanute poolt ingliskeelsest maailmast, tuleks eriti teravalt endale teadvustada, et see ei ole lihtsalt keele küsimus. Loetakse ja kogetakse ju mõtteid ja tundeid, see kõik vormub meie vaimsust ja mentaalsust. Mida vähem me mõtleme eesti keeles, seda rohkem kaotame oma iseseisvust, sest meie peas on teiste keelte ja kultuuride sõnastused ja mõtted. Ehk siis rahvus ja eestlane on sõnad, mida üldiselt on viimastel aegadel pigem välditud. Kas ka sinul on selline mulje jäänud? Me jõuame natukene tagasi oma saate esimese poole juurde, kus ma nimetasin, et kui eestlase jaoks oleks valikus religioosse sellise vooluna, et ma olen eestlane, siis eestlane valiks selle. Ma arvan, et see, millele Maarja Vaino viitab, on väga õige.
ta viitab sellele, et meie poliitikud ja meie maailmavaadet ja noorte maailmavaadet kujundavad esinduskõnelejad, kes mõtlevad euroopalikus ja globaalses võtmes, väldivad sõna eestlane ja rahvuslus või teevad sellest natukene nagu karikatuuri, et minu jaoks on üsna ambivalentne Reformierakonna uus, mis iganes mõttedokument see on, mis on seotud sinimustvalgega. Mina, kes ma olen pidanud oma ametis käima lipu heiskamistel ja rääkima sinimustvalge tähendusest ja selle sümboolsest väärtusest. Ma näen, kuidas seda teatud mõttes nagu seotakse ära hoopis teiste väärtustega. Ja selle koha pealt ma olen väga-väga nõus Maarja Vainoga. Ma üldiselt olen nõus sellega, mida ta kirjutab ja jagan tema mõtteid. Aga mul ongi tunne, et ta kritiseerib sealjuures just nimelt seda, kuhu meid püütakse ja ka noort põlvkonda suunata. Ja selleks, et noored ise või inimesed meie ühiskonnas ise teeksid õigemaid valikuid ja ennast identifitseeriksid eestlastena ja hoiaksid seda, mida on sõnastatud meie põhiseaduse preambulas nii-öelda oma silme ees, need on ka meie keel ja kultuur. Selleks peaks ka meie juhid ja eeskõnelejad seda niimoodi eeskujuna ise ka sõnastama. Muidu juhtub täpselt see, mis tegelikult on juhtunud meil kristlusega või luterlusega. Juhtubki see, et inimesed on endiselt maailmavaateliselt kristlased. Nad elavad sellise kultuurikristlase elu, aga nad enam ei suuda ennast identifitseerida kui kristlased. Ja ma arvan, et Maarja Vaino viitab väga õigele asjale. Ühel momendil meie passis on endiselt kirjas, et me oleme nii-öelda eestlased või me oleme Eesti kodanikud. Aga kui ühel momendil ei saada enam aru, mida see eestlaseks olemine tähendab ja ei osata ennast identifitseerida, vaid identifitseeritakse ennast maailma kodanikena või lihtsalt Euroopa kodanikena, siis me oleme minetanud midagi või kaotanud midagi, mida me ei tohiks kaotada. Ja meie kõneisikud riigis, eriti poliitikud, riigijuhid, peaks rohkem sellele tähelepanu pöörama ja ise eeskujuks olema. Jah, ja lugesin just äsja ühte artiklit, mis käsitleb Soome ühiskonna arutelusid selle üle, et milline on kristluse roll selle riigi ajaloos ja on neid, kes püüavad seda sellest ajaloost kuidagi välja lõigata või mängivad mõttemänguga, et kas meie riik oleks palju parem, kui tal ei oleks sellist kristlikku ajalugu või sellest lihtsalt vaikitakse. Ja Maarja Vaino ka tõdeb, et Eesti iseseisvuse alus on olnud meie mõttelugu, võimekus luua omakeelne ja omamõtteline kõrgkultuur. Saate viimaseks teemaks, taaskord laenates sinu poolt tihedaid mõtteid sinu aastapäeva kõnest, mõtiskled sa tehisaru üle, nimelt veidi enne aastapäeva panid tähele uudist, et tulevikus saab emakeele lõpueksami töid hinnata tehisaru abil. Ja pead seda täitsa tõenäoliseks, aga hinge tekib ikkagi ebalev kahtlus. Me teame, kui hästi võib tehisaru imiteerida empaatiat, mida tal tegelikult ei ole, ütled sa. Eks selle tehisaruga on ju nii, et me ei saa temast üle ega ümber. Tegemist ei ole asjaga, mida saab tagasi purki toppida. Me peame teda kasutama ja meist endist sõltub see, ehk siis inimestest, inimkonnast sõltub see, kuhu me piirid tehisaru kasutamisel seame. See, et tehisaru võiks kontrollida ära emakeele kirjandi või töö, seda ta teeb juba praegu. Ei ole mul siin häbi tunnistada, et mina panen ka sageli oma artikli tehisaru keskkonda või keele sellesse konkreetsesse AI keskkonda ja palun tal parandada ära grammatilised vead. Ja kui ma sean piirangu ja ütlen, et paranda ära grammatilised vead, ära muuda minu mõtteid ega mõttekäiku, siis ta teeb täpselt seda, mis ma talle ütlen. Kui me piiranguid ei pane ja kui ma üle pärast ei loeks, ütleksin, et lihtsalt, et vaata üle, ma ei tea, vaata üle minu siis artikkel,
ja kui ma siis hiljem peaksin seda lehest lugema ja avastama, et tehisaru on seal oma soodu midagi ümber kirjutanud, minu mõtetest teinud mingisuguse oma järelduse ja sõnastanud neid justkui paremini, siis see ei ole enam minu jutt. Ehk siis piiride seadmisest hakkab see sõltuma, aga need piirid me peame enne kokku leppima, kus kohas need piirid täpselt jooksevad. Ja oma selles jutluses ma ka teatud mõttes rääkisin ka sellest paratamatusest, millega me silmitsi seisame. Et me ühest küljest tahame, et tehisaru võtaks üle teatud rollid meie ühiskonnas. Samal ajal on tehisaru tulevikus üks kõige rohkem energiat tarbiv kratt meie peres ja terves maailmas. Selleks on vaja uusi tootmisüksuseid, mis seda energiat, elektrit toodavad. Siis on vaja tohutuid välju, mille peale need siis on nad siis hoidjad või kus kohas need serverid kõik on. Siin on juba selliseid Eestisse ehitatud. Neid on vaja jahutada ja me tegelikult liigume samm-sammult edasi selles suunas, et ühel momendil ei ole meil tuult piisavalt, ei ole meil päikest piisavalt, kõikides külades on need suured tuulikud püsti ja kõik põllud on päikesepatareisid täis ja me jõuame tuumajaamani ja siis on õnn saabunud meile. Ei ole meil enam põldu, ei ole meil enam vaadet ja samal ajal tehisaru huugab meie arvutites ning tuumajaam kuskil toodab seda energiat. See on selline pisut apokalüptiline pilt, et selle kõrval, ma ütlen ausalt, on nagu pellet ikkagi nagu väga väike tegija. Jaa, nagu alati hästi kokku võetud mõtted, aga jah, et tehisaruga on tõesti nii, et kui sa teda liialt usaldad, siis võib algne mõte, sinu mõtte tõlkes kaduma minna ja vastupidiseks muutuda. Aga eks seda tehakse ka ju mõnikord ajakirjanduses, kui kellegi mõtteid esile tõstetakse või tsiteeritakse. Ehk tehisaru on hea sulane, aga halb peremees. Eks me peame siis sellise nähtuse kõrval elama, aga on tõsi, et põllumaad peaks ikka ka olema ja seda võimalust oma kapsas ja kaalikas ja kartul ise kasvatada ning sellest kasvatamisest rõõmu tunda. Ma lisaks siia lihtsalt, et ei jääks vale mõtet, ma olen siiski selgelt nii tuule kui päikese energia toetaja ja mul ei ole ka printsiibina midagi tuumaenergia vastu, aga küsimus on piirides. Et kus on need piirid? Ma olen nõus, et pelletiga võib kütta, aga kus on piirid? Ma olen nõus, et metsa võib majandada, kus on piirid ja sama on energiaga ka ja rääkimata tehisarust. Need olid tänase saate teemad. Täname kuulajaid ja Urmas, sind taas kord kohtume 2 nädala pärast. Kas kõne kõnetab? Kõnetused